tema no, me räägime Portugalist edasi. Peale Lissaboni võtsime siis suuna uuesti ranna poole. Jõudsime väga mõnusasse randa, kus oli palju kämpereid, kus sai parkida täiesti rannaliiva piiril. Seal juhtus meil huvitav seik, kus me surfasime rannas ja kui ma läksin autost vett juurde tooma, siis auto uksed enam lahti ei tulnud. Esimene mõte oli, et auto võtmepuldi patarei on tühjaks saanud, aga kuna meil on teine võti ka veel kaasas, mis on peidetud auto all sellisesse koodiga suletud karpi, siis võtsin teise võtme, teine võti ka ei töötanud. Järgmine mõte oli, et võtmepatarei on tühjaks saanud, aga guugeldades selgus, et võtmel ei olegi tegelikult patareid ja võtmeakut laeb siis, kui võti on süüteaugus. Ehk siis võtmepatarei ei saanud tühi olla. Õnneks me saime autosse ikkagi sisse, kuna võtmega tegime auto lahti. Signalisatsioon natuke ürgas, aga siis guugeldades saime teada, kuidas selle signa ka maha saab võtta. Ja siis veidi tegime researchi netis, et kuidas või mis nagu viga võib olla. Üks variant oli see, et keegi on ukse vahelt noa sisse pistnud ja kõik juhtmed läbi lõiganud, sest mõnikord niimoodi tulevad uksed lahti. Kontrollisime üle, juhtmed olid terved ja järgmine mõte oli see, et keegi on selle signaali segaja vahele pannud, mida autovargad mõnikord kasutavad. Ja tegelikult see mõte meil tuli pärast siis, kui see võtmed uuesti tööle hakkasid. Ühel hetkel võtmed hakkasid uuesti tööle ja panid uksi lukku, nii et müstiliselt see seik algas ja müstiliselt läks korda ka, nii et tänase päevani ei tea tegelikult, mis viga oli. Ja sealt edasi liikusime siis allapoole, ikka lõuna suunas. Ja kes Portugalis on käinud, kindlasti on näinud, et peaks päris palju korgimaterjalist, mütse, kotte, esemeid. See kork on kuidagi Portugali teema ja pärast Lissaboni me hakkasime siis nägema korgipuu istandusi või ma ei tea, või saa need põldudeks nimetada, aga korgipuu metsasid, kus siis oligi näha, et poolest puust on nagu ära lõigatud see puukoor, puu on alles jäetud ja ilmselt see koor siis vist kasvab tagasi, päris kindlalt ei ole, aga tundus, et nagu kasvab tagasi. Et seda oli päris huvitav vaadata, aga alates Lissabonist allpool olid need. Üleval pool me ei näinud kuskil korgipuid. Ja eks me edasi jõudsime ka randa. See oli üks äge nii-öelda salajane rand, mille Mertel leidis Park for Nightist mitmekordse refreshimisega. Kogemata. Ei tundnud see väljagi. See ajal me olime päris mitu ööd ja matasime ringi ja mõnulesime rannas. Ja Matsime Hugo liiva alla ja... Aidake mind välja! Ta tuleb aitab. Vend on näinud pea alles. Üritasime surfata, aga need lained ei olnud seal surfilained, sest murdusid täpselt rannas, aga me ei lastud ennast sellest häirida. Hugo hullas seal lainetas ikkagi ja Portugalis on ametlikult wild campimine või öösel parkimine ja magamine autos keelatud. Mõned aastad tagasi oli veel see, et autos magada võis, aga campida ei võinud. Ehk siis seal toole laud või võinud välja panna, aga kui sa autos magasid, siis see oli fine. Täna seal Algarve piirkonnas on see ka juba keelatud. Politsei saadab inimesi öösiti minema. Võidab trahvi. Trahv on 200 kuni 1000 euri. Ja kuna me seda teadsime, siis veits nagu kõhedus oli sees, kui me läksime sinna piirkondast, me ei teadnud, nagu, kus me ööbima hakkame. 200 eurot ühe öö eest maksta ka nagu natuke palju. Ja siis me olimegi natuke lost seal, aga siis me sõitsime ringi ja leidsime ühe saksa tüübi, kes on võtnud Brasiilia naise
neil on maja Portugalis ja oma aias nad on teinud nii-öelda parkimisplatsi ja pakuvad kämperitele seal parkimisvõimalust. Need host'id olid ka nagu hästi toredad, et see Brasiilia naine oli, ma arvan, kõige õnnelikum inimene, keda ma elus näinud olen. Ta rääkis mulle sellest, et mis keeli ta oskab ja ta rääkis ta nii õnnelik, et ma oleks endale kutsika just saanud, sest ta oli tõsiselt, ta säras. No miks see Portugalis see kämpimine on nagu seda reguleeritakse nii palju, sest seal on lihtsalt nii palju kämpereid. Me ei olnud mitte kuskil üksinda, alati oli keegi meie kõrval ja võib-olla 10 meie kõrval, et see on lihtsalt massiline, palju seal kämbitakse, pluss veel see, et väga paljud kämperid ei oska nagu hoida loodust ja seda ümbritsevat keskkonda. Autoga looduses kämpimine on minu arust üks ägedamaid reisimise viise, aga kahjuks solgivad selle ära inimesed, kes lihtsalt käituvad niimoodi, nagu homset ei oleks ja viskavad oma prügi igale poole. Eriti WC-paberid, kui raske on võtta see paber kaasa ja seda prügikasti panna, isegi kui sa pead siin põõs ääres käima. Lihtsalt rõve. Kuigi me olime tegelikult nagu põhihooajast väljaspool, siis oli ikkagi mega palju kämpereid. Et Portugal on siiski kämperite paradiis ja paratamatult on see, et kui midagi on liiga palju, siis hakkab kellegi silma riivama ja seda hakatakse reguleerima. Sealt me liikusime edasi, me otsisime ikka randu nagu ikka, eks kus surfid, käisime ägedas hipide surfirannas. Enne me käisime kõige edelapoolsemas tipus, mis otseselt midagi erilist ei olnud, kutsutakse maailma lõpuks. Selle koha võlu ongi see, et on kõige edelapoolsem tipp Euroopas ja inimesed käivad, vaatavad vaatavad vett jälle. Ja siis me läksime siin hipide randa või? Siis me läksime hipide randa ja see hipide randa on ka kunagi oli legendaarne kämperite koht. Sinna tegelikult saab suht lihtsalt, meie lihtsalt eksisime 2 korda ära. Mertel on praegu väga pinges, sest et väga hull tee on. Dakari ralli. Vaade on ilus. Esimene kord Google Maps saatis meid mingi kalju peal, suurte kivide peal autoga müttama, siis me vaatasime, et sealt nagu meie auto enam läbi ei lähe. Keerusime otsa ringi, vaatasime teise tee, see läks ka mingisuguse farmi juurde. Või mitte farm, aga mingi plekist kuut, kus oli ka ees ja 3. korraga õnnestus meil sinna randa jõuda. Ja Merili, kui me ära sõitsime sealt, siis Merili ütles, et äkki ikka jääme, et vaevalt, et politsei siia viitsib sõita, et see on nii kaugel. Ja siis mingi 10 sekundi pärast oli politsei vastu meile, siis me saime vastuse, et ikkagi nagu viitsib sõita sinna. Nii, et Meri on meilt võtnud asju, aga Meri on ka meile andnud päris palju asju või ookean. Me oleme leidnud igasuguseid huvitavaid asju, palli ja prügikasti ja mis me veel saime, prillid, need snorgeldamisprillid ja patsikummi sain ja me oleme päris palju asju, verest kasulikke asju leidnud. Aga siis sealt me liikusime edasi ühte parkimisplatsile, mis oli lihtsalt tavaline mingi linnas, väga peenes, minu selles oli nagu ilus linn, hästi puhas ja selline. Üldse Portugal on tegelikult suhteliselt puhas ja ilus nagu linna arhitektuurilt ja selline, ta on nagu lõunamaa, aga ta on siuke puhas. Ja seal me siis olime parkimisplatsi peal, kus siis me käisime õhtul pitsat söömas ja sinna pitsat sööma minnes oli muidugi tore see, et mu perekond ei luba mulle seda endaga kaasa tulla, sest et ma nägin nagu kodutu välja nende meelest. No mul kleit oli nii katkine ja minu juurest ikka ei öelnud, aga mul olid mingi piduriided teeksad ja triiksärk. Meie sööme täna putru hommikuks. Me sööme hommikuti putru kõik ühest potist, sest et mulle ei meeldi nõusid pesta. Tegelikult vännis on see lihtsalt keeruline nõude pesemine. Üks ole no. Merten vaatab praegu seda naist siin. Aga me oleme tulnud megaturisti kohta. Guugeldasime, et mida teha siis Lõuna-Portugalis. Leidsime siukse koha nagu Ponta da Piedade. Ilus koht, aga siin on nii palju inimesi, et minu meelest ilusa koha võlu kaob siis kohe ära. Põhiline teema siin ongi see, et nagu te näete, et
lihtsalt mingid Instagrammerid lasevad endast pilti teha. Jah. mis oli siis kalju pealt vaadata paljusid kaljusid ja põlve ja auke. See oli väga äge, aga me jõudsime sinna natukene 10, siis vaatasid, et siuke veel rahulik rahvamass ja nii kui kell 10 sai, see oli lihtsalt paksult täis inimesi. Ja seal oli väga palju inimesi, oli seal kõik need kaljunukid olid täis inimesi ja üks hetk läks ka vesi täis inimesi, ehk siis nad tulid sinna kanuumatkadega, sinna tuldi mootorpaatidega, see oli lihtsalt see kubises inimestest. Aga vaade oli ilus ja siis me vaatasime, et okei, me ei anna alla, et me tahaks ikkagi nagu nautida seda Portugali ilu ja võlu siin. Me võtsime suppi ning läksime siis mööda väga kitsast kaljupragu, ronisime alla mingisse salajasse randa ja siis läksime supitasime nende võlvide ja kaljude keskel seal. Aga me tegime seda eraldi, kuna veidikene tundus ohtlik see laevaliiklus seal. Nüüd Hugo sai siis 2 korda käia seal vees supitamas, korda mööda meiega. Randa matk oli veel sellepärast väga keeruline, sest me läksime plätudega ja see oli mega libe. See supp seljas seal ei olnud väga lihtne matkata. Ja ronimine ikka seal päris korralik. Aga see vaade seal oli nagu väärt seda, et kes läheb sinna punkti, soovitame pigem minna veeanumaga, et see on kordades ägedam. Siis me vaatasime suhteliselt suvalt Google Mapsist ühe ranna, kus tundus ka, et on neid väikseid kaljutäpikesi nagu kaardi peal. Läksime sinna ja siis ma võin öelda, et jõudsime paradiisi, sest et see oli tõesti äge koht. See oli lihtsalt üks rand, kus ei olnud väga palju rahvast, seal kõrval olid turistirannad, aga selles rannas nagu ei olnud inimesi. Ja vaade oli siis samasugune põhimõtteliselt nagu seal Pointade pidades, aga ilma inimesteta. Terve päeva rannas vedelenud ja nüüd aeg väikeseks matkaks. Ja me tegimegi nii, et päeva päevitasime ja õhtul siis matkasime. Ja järgmisel päeval võtsime siis supid ja läksime supidega vastama seda kaljusid sealt ja leidsime kõige ägedama koopa üldse. See oli siis põhimõtteliselt jaanud, et läksid uksest sisse või uksest läksid koopasse sisse, sinna sai ainult mööda vett. Üleval oli siis katusaaken ja tagant sai teisse koopasse, kus oli siis samuti see katusaaken. Seal oli nii tasa vaikus, et jah, merekohinat ei olnud sinna tagumisse koopasse kuulda. See oli lihtsalt täiesti vaikuses, see oli äge. Ja siis me surfasime ringi seal oma supiga, otsisime ägedaid kohti, vaatasime ringi, lõpuks sõitsime sellisesse soppi, eraranda nii-öelda, kuhu sai ainult mööda vett, mis oli kaljude vahel, süke väikene rand. Ja kui alguses, kui me sinna läksime suht enne lõunat, siis oli see suur rand, siis õhtuks, kui me hakkasime ära minema, oli järele ainult süke väikene riba sellest. Vesi lihtsalt nii palju tõusis õhtuks. See oli ka äge koht. Et see oli siukene väikene auk, kust läksid sisse. Ja seal oli siis ka samamoodi laes jälle auk ja see muutus lõpuks juba tavaliseks. Ja lahe oli see, et seal sai nagu ülevalt matkarajal, sa nägid ka neid sama auke, said sealt vaadata sisse, siis sa nägid näiteks vett seal põhjas. Ja tegelikult ka seal samas rannas, kus me päevitasime sealt kõrvalt, kui vesi taandus, said ka kõrval oli kohe üks auguga koobas, et esimese päeva me sinna läksime näiteks jala täiesti, et me sinna ei vajanud nagu suppe. Kuna päev otsa päikse käest molutada ei jaksa, siis meil on saanud harjumuseks pärast lõunal teha üks matk. Ma praegu matkan õunaga, see nõuna ja matkan. Ja nüüd me tulime Carvoeiro boardwalkile. Peaks olema siis mere ääres, on selline laudtee. Kui pikk see on? Ei tea, eks näis.
kuna meie jalutuskäik oli ainult 600 meetrit pikk, leidsime hoopis ühe imelise augu. Ma mõtlen, läheb ujuma. Ma ei tea, millal. Tere tulemast minu uude koju. Penagili suunas või? Oligi kõige kuulsam koht siis Portugalis, Penagili Cave, eks ole. Et kui sa Google'isse paned Portugal, sa leiadki selle koopa ülesse. Läksime siis sinna, ööbisime ühe Kalju nuki peal, seal hästi lähedal. Seal oli väga palju kämpereid. See tundus, et seda kohta ei ole veel tulnud politsei ahistama vist. Siis kui lapsed magavad, saavad vanemad lõpuks elu nautida. Šampanjat juua ja proteiinibaari süüa ja nöppi kuulates. See oli Portugalis tegelikult meie viimane päev või viimane õhtu. Ja kuna meil oli üks šampanja kaasas Eestist, mille me leppisime kokku, et me joome kuskil Portugalis ära, kui me nii-öelda lõpuks sihtkohta jõuame, siis see oli see mõnus õhtu, kui me selle ära jõime ja kuna enamasti tegelikult Portugalis õhtuti läks väga külmaks, aga seal tegelikult oli suht tegelikult oligi see, et kui me keerasime, nagu seal on üks nuks, äkki see oligi see Euroopa sellest punktist, keerasime alla, siis sa ei ole nagu otse selle ookeani tuule peal enam, vaid sa oled, siis oli soe. See oli õhutemperatuur soe, öösiti ei läinud enam külmaks, vesi läks soojaks niimoodi, et me ei pidanud ka lipsoga enam ujuma minema, et sa said nagu ujuma minna. Ja ühesõnaga see Algarve piirkond vist on see? Algarve on terve see nurk tegelikult. Nad Aga põhimõtteliselt ümber selle alumise nurga. Seal läks nagu soojaks. Ja siis ei olnud enam seda... Siis ei olnud seda ookeani udu ka enam, mis tekkis nagu. Muidu tekkis päris tihti see, et öösiti tuli see ookeani udu nagu peale. Siis keskpäeva peale hajus ära, aga seal nagu ei olnud seda. Ja siis sinna Penagilli me siis valmistusime suppidega läksime, et on ikka tõsine matk meid ootama sees. No nii, kõik, kes Portugali kohta midagi guugeldanud on, teavad, et Penagil Cave on see to-do ting siin Portugalis. Nii et kell on 8:40 ja me oleme teel sinna Penagil Cave'i. Rannast sinna supitada on umbes mingi, ma ei tea, 200, 300, 400 meetrit. Aga rahvast on siin juba väga palju. Aga tegelikult oli see siis kuskil 50 meetrit pikk. Tegelikult oli lihtsalt, kohe kui vette lähed, siis põhimõtteliselt näed juba seda koobast. Et ei olnudki tegelikult midagi sõita vaja, paljud inimesed ujusid sinna, mida tegelikult väga ei soovitata teha, sest et see lained seal koopas sees mõnikord lähevad nii suureks, et sealt ei saa enam välja. No nagu meile kombeks, meile turistikohad ei meeldi. Ja tulime siis veits sõitsime edasi Penagili koopast ja leidsime ühe sellise koopa, mis on ikka nagu siuke ürgne koobas. Siin on päris pime ja see on päris suur, aga päris äge. Millesse viis siis kaks suet oli sinna, aga siuke pime koobas oli see. Selline nagu koobas, kui sai sisse sõita, et see oli päris äge. See sügav, madal koobas, väike koobas. Hirmus, väga äge. Portugali kohta võib seda öelda, et me võtsime vett näiteks terve ja nendest bensiinijaamadest väga hästi saab vett võtta sealt. Ma ei tea, me tarbisime seda vett ka joogiveena läbi oma selle Magic pudeli. Meil on uus tüngi, kus on tavaline vesi, sellega me joome ainult uuest tünnist selleks, et seal on tavaline vesi. Ja me oleme 2 kuud reisil olnud, pole kordagi poest joogivett ostnud, kuna meil on Lifestro Go, ehk siis siin on filter, mis filtreerib kõik bakterid ja mikroobid siit välja. Ainus viga on see, et sa pead siit imema nagu kõrrest ja jaksanud enam imeda lihtsalt. 2 kuud ei ole vett ostnud, oleme siit kõrrest imenud. Nüüd me saame juua topsist ja see on taevalik tunne. Nüüd me ostsime ühe 7-liitrise veetünni endale Lidlist, et veits klaasist vett juua. Tundus asi, mille järgi hakkasime igatsema. Aga ühesõnaga vett saab väga hästi kätte Portugalis kõikidest bensiinijaamadest.
ja me oleme oma paaki saanud ilusti igal pool täita. Ja noh, Portugali rannad tegelikult on nagu mega ilusad ja Nad on nagu erilised, et me otsisime pigem seda erilist randa, et me otsisime, kas tavaliselt nii-öelda Pirita randa nagu ei kipu. Me otsisime kaljude vahelisi randu ja selliseid huvitavaid mingiseid nagu punase kiviga rannas, kus me käisime ja selliseid kohti pigem. Et seal on, ainus miinus on see, et vesi on külm, et tasub arvestada, et kalipso võtta kaasa. Ja Portugalis, kuna me olime autoga, mis meie jaoks keeruline oli see, et kiirteemaksud on see selleks, aga nende kiirteede maksude maksmine on kuidagi väga ebaloogiline või turistivaenulik. Selle jaoks on sul vaja osades kohtades on piletiga, nii-öelda, et sa maksad kohe ära, teises kohas sul on vaja seda jubinat, mis registreerib selle, ehk siis oli väga keeruline tegelikult maksta nende kiirteede eest ja seetõttu me enamasti sõitsime mööda väikseid teid, mis tegelikult oli okei, kuna meil oligi tempo Portugalis oli palju väiksem. Meil oli aega lihtsalt. Ühesõnaga, kui Portugalis reisite, siis ärge prügi maha visake ja ärge lõket tehke, sest et see on portugallaste väga suur hirm, sest et seal metsad põlevad nii tihti, et... No, aga tegelikult ütleme ka nii, et portugallastel väga ei meeldi vanliferid, ma olen aru saanud, et seda väga vist ei tolereerita enam seda vanlife elu seal Portugalis. Aga et kui keegi läheb, siis olge nagu, ma ei tea, keskkonna... Mõistlikud, jah. No eestlane ilmselt on ka eestlane, hoiab oma loodust ka. Ja muidugi pastel de natasid sööge, sest need on tõesti head. Kuigi endal vist oleks lõpuks juba üks hetk üle. Rohkem ma ei teagi, oskagi midagi öelda vist. Aitäh! Näeme Hispaanias. Obrigada ja... Obrigado, 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 obrigado.